Mõniste ümbrusi on arheoloogiliselt väga vähe uuritud. Vanu asulakohti ei ole Mõniste ümbruses seni avastatud. On leitud 5 kivikirvest. Vanim kirjalik dokument Mõniste ümbruse eluolust on teada aastast 1386. Nimetatud on ära praegused Mõniste, Saru, Kalli, Kuutsi ja Ahelo külad. 1700 kuni 1721. aastal väldanud Põhjasõja tagajärjel oli juba 1710. aastaks laastatud ja vallutatud kogu Eestimaa. Hävinud oli 2/3 rahvastikust. Ka Mõniste piirkond oli jäänud inimtühjaks. Legend Mehka ja Hippu kohtumisest Mustjõe ääres on sündinud sellel ajal. Rahvasuu räägib, et Liivisõja, Poola-Rootsi sõja ja katku tõttu jäänud Mõnistesse alles üksainus mees. Mehka nimeline mees. Ta käinud ja hüüdnud ning otsinud inimestest elumärki. Saru kandist hõiganud tal vastu üks naine, kelle nimi olnud Hippu. Nii alustanud Hippu ja Mehka tühjal maal kooselu. Praegune Mõniste põlisrahvas olevat nende järeltulijad. Seepärast kutsutakse Mõnistet Mehkamaaks. Tuhande 386 kuni 1542 aastate vahemikku 7. aastast kuulusid Saru ja Mõniste mõis von Wulfi suguvõsale. 1830. aastatel rajati Mõniste Wulfi surnuaed, kuhu on maetud ligi 40 kogu suguvõsa liiget Taheva, Laanemetsa, Koivalinna ja teistest mõisatest. Praegu tunneme kunagise matmiskoha ära ringikujulisest piiritletud madala kiviaia järgi. Aia sees asub teise maailmasõja Saksa okupatsiooni aastail paigaldatud suur kivi Wulfi perekonna nime ja suguvõsa vapiga. 2016. aasta jaanipäeval paigaldati selle jalamile ka aastakümneid peidus olnud viimase mõisaproua hauarist. Mõniste mõisnik Wulf sai suurt tulu metsamaterjali müügist Riiga. Palgid parvetati Riiga mööda Mustjõge ja Koivajõge. Juba mõisaajast on juttu Saru lauatehasest. Nii näiteks 1905. aasta ärevatel aegadel märtsikuus Saru lauavabriku töölised streikisid. Eesti Vabariigi esimesel veerandsajandi teisel poolel majandasid tehast perekond Kuus ja Nõukogude okupatsiooni ajal rajatud lauatehase juurde ka keemiatsehh. Praegu on Saru lauatehase omanikuks aktsiaselts Viljandi Aken-Jõuks. Suuri muutusi tõi kaasa 1889. aastal alalise raudteeühenduse loomine Riia ja Pihkva vahel. Mõnistele oli märgilise tähendusega 1902. aastal Valga Mõniste Appe Kulbene kitsarööpmelise raudteeliini käiku andmine. Mõisnik valitses kuni Eesti Vabariigi iseseisvumiseni 1919. aasta veebruarikuu keskpaigast kuni 25. maini toimus Mõniste piirkonnas aktiivne sõjategevus. Rindejoon liikus edasi-tagasi, asulad käisid käest kätte. Kõige strateegilisem võitlus käis Mõnistet läbiva kitsarööpmelisel raudteel. Ägedad lahingud toimusid Mustjõe ülepääsude pärast. 1919. aastal Mõnistes peetud vabadussõja lahingute käigus sai mõisahoone kõvasti kannatada. Vabadussõjas langenutele avati 21 nimega mälestustahvel. Tänaseks on kunagiste mõisate hiilgusest on alles mõisapark Mõnistes, mis sai uue olemuse ja avati pidulikult 2009. aasta jaanipäeval.
Paremini on säilinud Karisöödi karjamõisa hooned, mida hiljem kasutas metskond. Metskond mängis suurt rolli Mehkamaa elus ja arengus. Sellest ajajärgust on end piirkonna ajalukku kirjutanud viimastest metsaülematest Enno Koemets, Peeter Tamm ja Vello Tenks. Soovitusel Vello Tenks, kuni vast olete kuuldanud. Vello Tenks on ilma... Vello Tenksi viimaseks suuremaks elutööks jäi matkarada Eestimaa lõunatippu. Metskond hoidis korras ka Karisöödi pargi. Karisöödi pargis kasvab Eestimaa suuruselt 4. stamm. Mõniste metskond likvideeriti 2000. aastal. Mehkamaa on koht, kus võib looduses leida mitmeid haruldasi taimeliike. Üks nendest on orhideed. Alles olevaid Tiitsa karjamõisa hooneid haldab 2006. aastal registreeritud motoklubi Wildhogs. Motoklubi on esimene Baltikumis, kes hakkas tegelema ekstreemmotondusega. Esimene ekstreemmotopäev korraldati 2009. aastal. Mõniste kandi majanduselu arengule oli tähtis 1909. aastal Vasseroosa ehitatud vesiveski. Veski oli Lõuna-Eestis tuntuim Püüli, Kruubi ja Tangu veski ühes laualõikuse ja elektrijõumasinaga. Veskihoonete omanik on praegu Meelis Mõttus. Ka praegu on veskis võimalik vilja jahvatada ja toodetakse kohapeal elektrienergiat. Rajatud on Vaidva kalatrepp. 1730. aastal alustati Mõnistes koolihariduse andmist. 1863. aastal ehitati Kuutsile Peetri koolimaja. 35 aastat hiljem valmis uus mansardkorrusega koolimaja, mida hakati kutsuma Peetri-Liisa kooliks. Saru piirkonna lastele valmis 1876. aastal Andruse vallamaja naabrusesse Jaanimäe koolimaja. Eesti ja Läti Vabariigi väljakuulutamise järel jäi osa Vasseroosa vallast Lätimaale koos koolimajaga. 1919. aasta sügisel toodi Tauskanist Eesti lapsed Vasseroosa härraste majja Vasseroosa algkooli. Paljud Mõniste koolis õppivad ja vilistlased on kodukohale toonud au ja kuulsust. Esile võiks tõsta võistlustantsijaid, saalihokki mängijaid,
Mõnistes koolihariduse andmist puudutava põhjaliku materjali on Aili Paeglis köitnud raamatuteks ja avanud ka koolimuuseumi. Iga 5 aasta järel kogunevad Mõniste kooli vilistlased, et üheskoos meenutada möödunud aegu. Mehkamaal tegutses mõisate piirides 3 vallavalitsust: Mõnisse, Vastsaroosa ja Saru. 1866. aastal vabanesid vallavalitsus ja vallakohus lõplikult mõisniku ülemvõimu alt. 1939. aasta 1. aprillil ühendati 3 valda üheks Mõniste vallaks. Nõukogude okupatsiooni ajal muudeti vald külanõukoguks. Mõniste valla staatus taastati 1991. aasta 19. detsembril. 2016. aastal pärast pool aastat kestnud tihedat diskussiooni otsustas vallavolikogu pärast rahvakoosolekut alustada ühinemisläbirääkimisi Rõuge vallaga. Detsembrikuus toimunud rahvaküsitlusel 749 valijaskonnast osales 4,5%, kellest 65% toetas ühinemist 5 vallaga Haanjamaa vallaks. Tuhande 1870. aastal asutati Mõnistesse Eesti 3. rahvaraamatukogu. Soetatud raamatud asusid Vallamaja kapis, kus siis neid tasuta laenutati. Praegu on avatud raamatukogud Kuutsil ja Mõnistes. Tuhande 1923. aastal moodustati Mõniste piimatalitluse ühisus. Mõniste keskusesse ehitati piimameierei, mis töötas 1960. aastate keskpaigani. Selles hoones pargiti ka loomanahkasid. Kunagise meierei asukoha peal on nüüd teenusekeskuse hoone. 1925. aastal loodi Mõniste tarvitajate ühisus ning avati kauplus Kuutsil. Kauplus töötas 1940. aastani, mil likvideeriti ka ühistu. Taas avati kauplus 2016. aasta jaanipäeval. Nüüd on juba Mõniste tarvitajate ühisuse muuseum kaupluse nime all. Mõniste külas asub Antsla tarbijate ühistu A ja O kauplus. Mõniste hariduse selts registreeriti 1921. aastal. Oma tegevuse korraldamiseks sai ta vallalt magasi aida, mis ehitati ümber rahvamajaks ja avati 1940. aastal. Uue näo sai rahvamaja 2008. aasta kevadeks. Puhkpill tegutses Mõnistes aastast 1926, mil saadi esimene puhkpillide komplekt. Aastatel 1944 kuni 1957 töötas rahvamaja juhina Felix Lepp.
1948 aastal lõi ta kodu-uurimusliku ringi juurde isetegevusliku muuseumi, millest on välja arenenud tänapäevaks Mõniste talurahva muuseum. Aastast 1988 juhib muuseumi Hele Tulviste. Aastast 1940 oli Mõniste lastele 10 pöördelist aastat, mis tõis arreteerimisi ja repressioone. 1941. aasta 14. juuni küüditamine, Saksa okupatsiooni aja vahemikus Nõukogude ideoloogiat toetanud hukkamine, 1949. aastal 25. märtsil massiküüditamine. Pärast sõda sattusid musta nimekirja Eesti omakaitsesse ja Saksa sõjaväes teeninud eestlased. Mõnistes moodustusid metsavendade salgad, et pääseda küüditamise, Saksa ja Nõukogude sõjaväkke mobiliseerimise eest. 1998. aastal avati Kuutsil maakivist kommunismi ohvrite mälestuskivi. Aastate alguses hakkas Meelis Mõttus Metsavenna talus tutvustama inimestele metsavendade elust. Ekskursandid said kuulda lugusid metsavendadest, näha ja mõnda isegi järgi proovida nende elust. Teise maailmasõjas langenute ühishaud asub Saru lauatehase õuel. Sõda ja küüditamine oli teinud oma töö. Paljud kodud olid tühjaks jäänud, paljud täielikult hävinud. Kodust oli ilma jäänud Enno Uibo, kes 2006. aastal rajas Mäekõnnu taluõuele mälestuskompleksi hävinud kodu. 2016. aastal tähistati mälestuskompleksi 10. aastapäeva. Mõnistalased algatasid mõtte Eestimaa 4 ilmakaare tippu püstitada üks hävinud kodu seina sümboliseeriv mälestusmärk. Esimesena said tippude esindajad kokku 2009. aastal Mõnistes. Nõmmanda vallas. Rangli saarel. Eestimaale oli ring peale tehtud ja 4 seinal hävinud kodu mälestusplaat. Esimene kolhoos Mõnistes loodi 13. septembril 1948 Kuutsile. 1950. aasta alguseks oli juba 9 kolhoosi. Vahepeal kolhoosi ühendati ning 1958. aasta alguseks nimetati ühinenud kolhoosid Mõniste sovhoosiks. Kerkisid farmid ja laudad. Keskusesse ehitati 10 korterelamut. Ühes nendes asus ka sovhoosi keskus. Spetsialistidele valmis 6 üheperelamut. Mõniste sovhoos ehitas mõisapargi äärte sauna, mis 2006. aastaks kohandati noortekeskuseks. 2016. aasta augustikuus pidasid noored oma maja 10. sünnipäeva. Noortekal on sünnipäev, sünnipäev.
Tekal on sünnipäev, me õnne teile soovime. Laulge kõik, me õnne teile soovime. Soovi, me õnne teile soovime. Saru endine koolimaja ühendati ümber lastepäeva koduks. Nüüd asub Mõniste lasteaed ühes kompleksis Mõniste kooliga Kuutsi külas. Asus ka teedevalitsuse harukontor, mis hoidis teesid korras. Tänu tublidele Mõniste lastele on Mõniste bussijaama juures olev 4 karuga kuju ainuke alles olevatest kujudest, mis paigaldati 1950-ndatel maanteede äärde. Karudega on seotud ka Alaviski talu. Kui Rein Kõiv 1998. aastal koos perega selle talu ostis, ei osanud ta aimatagi, et 2006. aastal rajab Alaviski loomapargi. Veelgi enam, et just karud saavad olema loomapargi tõmbenumbriks. Üheksateistkümnendal märtsil 1993. aastal otsustati majand reorganiseerida. Inimestele jagati sovhoosi tehnikat ja seadmeid. Paljud sovhoosi farmid jäid tühjalt seisma ja lagunesid. Mõniste sovhoosi varad erastas AS Borodino kolhoos, mille eesotsas Meelis Mõttus ja kannab praegu nime OÜ Lõunapiim. Läbi raskuste on OÜ Lõunapiim oma tegevust kogu aeg laiendanud. Tänaseks on töös robotseadmetega lüpsifarm, pakendatakse piima, valmistatakse juustu ja pea veerand 100 aastat olemas Vastsaloosas ka oma kauplus. Algas hoogne talude rajamine. Kuid riigi põllumajanduspoliitika ei võimaldanud väiketootjatel ellu jääda. Praeguseks on Mõnistes alles 10 ettevõtet. Mehkamaal käib hoogne seltsielu. 1996. aastal alguse saanud Päkapikumaa Mõniste muuseumis ja Karisjõdi pargis rakendas inimesi tegevusse külade kaupa ning meelitas kohale tuhandeid külastajaid. Kuni 2000. aastal Mõniste metskond likvideeriti, jätkus päkapikkude askeldamine ainult muuseumi territooriumil ja nõnda järgemööda juba 20 aastat.
ka muusika, laul ja tants on Mehkamaal endiselt au sees. Viimati tantsisid Tallinna üldtantsupeol naisrahvatantsijad Hipp ja Mõniste segarahvatantsurühm 2009. aastal, Mõniste tantsurühm Mürakarud aga 2011. aastal. Laulupeo tuli süttis 25. korda. Minä olen väga vana ja ma näen pahasti. Näed pahasti, jah? Aeg lendab linnutiivul. Vähestele, nagu Miralda Mitt, antakse võimalust elada 100-aastaseks. Meie maine teekond lõpeb surnuaial. See on selle Mõniste Eesti Vabariigi aegne kooli juhataja Eduard Mehkamaa rahvas ei unusta neid, kes on elus korda saatnud midagi head ja suurt.